Täna on nelipühipäev, on koguduse aastapäev. Oleme kuulnud neid tekste apostlite tegudest, mis meenutavad seda päeva. Aga miks me koguneme Jumala kotta pühapäev pühapäeva järgi, ka muudel aegadel, kui on võimalik? Miks me kodus avame piibliraamatu ja loeme? Eks ikka selleks, et kogeda seda rikkalikku Jumala poolt meile valmis pandud pärandit. Kui Jeesus veel maa peal oli enne oma ristisurma ja ülestõusmist ja taevaminekut, ütleb ta jüngritele Johannese evangeeliumi 14. peatükis: aga lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Jüngrid liikusid koos Jeesusega ja siis nad tuletasid neid kõnesid meelde. Püha Vaim aitas tuletada, nagu Jeesus julgustas, et ärge muretsege, kui ka midagi läheb meelest, küll siis õigel hetkel Jumala Vaim aitab ja tuletab meelde, kuidas käituda, kuidas elada ja kuidas teha neid tegusid, mida Jumal oma poja Jeesuse Kristuse kaudu on tõotanud ka nendele usaldada, kes teda järgivad, teda armastavad ja temasse usuvad. Meie aeg on nii keeruline viimastel aastatel olnud. Tuli meile see koroonataud, nüüd me kuuleme sõnumeid sõjast. Olid ka ju sõjad kogu aeg maailmas. Ega need püssitäringud ei ole vaibunud. Aafrikas ja Aasia riikides, Lähis-Idas pidevalt on kuulda, aga kui see rinne tuleb meie kodule lähemale, siis ta on ka rohkem meie keelel ja meelel ja siin me nüüd oleme. Eks me iga asjaga harjume aegade jooksul, kuid kõikides nendes sõnumites, mida siis usuinimene teeb, pöörab pilgu Jumala poole ja igatseb, et issand selle sõnumi, mis nendeks aegadeks, nendeks päevadeks, kus meil on teadmatust ja arusaamatust, on meie jaoks kinkinud. Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel. Seesama Püha Vaim on täna ka meelde tuletamas Jumala sõnast meile just neid asju, mida me igapäevaselt vajame. Ja ma usun, et iga usklik inimene võib öelda, et vahest olen nõutu olnud ja põlved maha pannud, palunud, kuidas, mismoodi issandalt oodanud selgust ja vastust ja kuskilt ta tuleb. Ja kuskilt ta tuleb, kas piibliraamatu avamisel, sõna lugemisel või tuletab Jumala Vaim sulle meelde seda, mida sa oled varem lugenud ja juba teadsid. Nagu ma ütlesin, et on mõneti keeruline aeg, aga võib-olla ka sellepärast, et me oleme elanud nii pikalt rahuajal. Vanemad inimesed mäletavad veel teist maailmasõda, seda aega, kui kord olid siin sakslased ja siis olid venelased, rinded käisid üle ja räägivad veel täna neid lugusid nendest aegadest. Aga minu põlvkond on elanud rahuajal ja elanud sellisel ajal, kus meil ei ole millegist ka puudust olnud. Meil pole nälga olnud, olime küll nõukogude ajal, olid mõned piirangud, ateistid ütlesid, et Jumalat ei ole olemas, välismaale ei saanud nii lihtsalt, aga tänasime Jumalat ja elasime need ajad läbi. Tuli uus aeg, piirid avanesid, uhked supermarketid on ehitatud meie maale ja võtame kõike seda nii loomulikult, aga täname Jumalat, et issand on kinkinud imelise aja meie maale ja ka meie väikesele rahvale. On maailmas palju rahvaid ja isegi suuremaid rahvaid kui eestlased, kellel ei ole oma riiki, aga meil on oma riik. Meil on oma riik ja meil on oma lipp ja oma traditsioonid. Ja Jumala sõna ütleb, et issand on seadnud ka rajad rahvastele, kus nad elavad. Nii et oskakem ka hinnata seda, mis on meie jaoks võib-olla nii igapäevane, nii tavaline ja millele me võib-olla tavaliselt ei mõtle. Nagu ma ütlesin, et Jumala sõna juurde ja kirikusse me tuleme ikka, et jälle üksteisele tuletada meelde seda, mida Jumala sõnas kirjas on. Ja Jumala sõnas on igaks elujuhtumiks midagi. On sellele, kes on kurb, äsja me mälestasime neid, kes meie keskelt on lahkunud.
Issand on see, kes lohutab sellel hetkel. Ilmutuse raamatust loeme, et tema pühib ära pisara ja need on seal, kus ei ole enam nuttu, ahastust ja kus ei ole leina. Ta on nende juures, kellel on rõõmsad päevad tulekul, et tänage. Ja tänust on väga palju piiblis juttu, nii et olgem siis need, kes on tänulik rahvas, nagu Thessalonika kirjast me loeme, et tänage kõige eest, see on see, mida Jumal teilt tahab Jeesusest Kristuses. Ka nende olukordade eest tuleb teinekord tänada, mis on meie jaoks ootamatud ja tunduvad nagu ebasõbralikud või isegi teinekord õnnetused, mis meid on tabanud. Ka nendes võib olla õnnistus, kus Jumal on oma käe vahele pannud. Ja siin me oleme. Tänulik süda mõistab püha vaimu kaudu kõike seda, mida Jumal ka eluolukordade kaudu meie ette paneb. Mattiuse evangeeliumi 10. peatükist loeme, ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda ka tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Eks 2 varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Aga teie juuksekarvatki on kõik loetud. Ärge siis kartke, teie olete enam väärt kui palju varblasi. Keda tuleb karta? Tuleb karta seda, kes meie hinge võib hävitada. Ja siin me elame. Peetruse kirjast me oleme kõik lugenud ja meil on ette loetud, kelle eest hoiatatakse. Hoiatatakse selle eest, kes käib ümberringi otsides, keda neelata. Ja mis seal on öeldud? On öeldud, tema vastu seiske kindlalt usus. Ja siin me oleme. See käib ümberringi. See maailmavürst käib ümberringi otsides, keda neelata, keda eksitada, aga seiske tema vastu kindlalt usus, teades, et teie juuksekarvatki on kõik ära loetud. Kelle poolt? Jumala poolt. Ja siis me hakkame mõtlema, miljardid inimesed ja kõikide inimestega Jumal suudab suhelda ja kõiki ta näeb. Ja paljud asjad on meile võib-olla raskesti mõistetavad, aga kui Jumala sõnas nii on öeldud, siis see nii on ja meie usume. Ja sellepärast meie kohta öeldakse, usklikud, mõned ütlevad, et kes seda Jumala sõna nüüd nii sõna-sõnalt usub, et need on väga fundamentaalsed. Parem ole fundamentaalne kui liberaalne ja seda liberaalsust tänasel päeval tuleb uksest ja aknast sisse ka Jumala sõna selgitamisel. Küll mõeldakse ühtemoodi ja teistmoodi. Hiljuti ma lugesin ka ühte teoloogide kokkuvõtet ühe sündmuse puhul, kus oli ka apostel Pauluse kohta öeldud, et ega tema ei olnud siiski ka selle ajastu ainuke arvamusliider. Ja nii me võime kõik seda Jumala sõna leebemaks ja tema usaldusväärsust nõrgemaks teha, aga Jumala sõna ütleb iseenda kohta, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Ja on ka seda öeldud, et kes võtab siit ära ühe sõnakese või koma, siis selle kohta on ka päris karmilt Jumala sõna öelnud. Aga usu seda, et kõigis selles virvarris, mida ma siin pisut kirjeldasin, ka juuksekarvatki on loetud ja Jumal näeb kõike, mis meie ümber toimub ja mis meiega toimub. Aga tänaseks tekstiks ma olen valinud hoopis Tiituse kirjast 2. peatükist ühe teksti, mida ma ise olen võib-olla harva lugenud, aga ühel päeval ta kõnetas mind. Tiituse 2:11 ja edasi. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud iseenese meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. Seda räägi ja manitse ning veena nõudlikult ja ükski ärgu alahinnaku sind. Ükski ärgu alahinnaku sind. Paulus julgustab Tiitust rääkima seda teksti, et seda teksti peaksid ka tõsiselt võtma kõik need, kes seda kuulevad. Seda räägi ja manitse ning veenva nõudlikult.
Millest siin siis juttu oli? Et me öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest imudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult. Me oleme kogu aeg siit kantslist kuulnud ja Jumala sõnast lugenud, aga juba 2000 aastat tagasi olid samad probleemid, oli ühiskond, oli inimene, asjad võib-olla olid teised, aga inimese südames ikka ka tulid need asjad esile, need ilmalikud käitumised, et oli vaja hoiatada, et me mõõdukad ja õiglased ja Jumala kartlikud oleksime, kes ootavad õndsa lootuse täitumist, meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Vahest me oleme oma asjadega nii toimetamas ja hädas, kuidas me jõuame ja mismoodi ja palume Jumalalt abi, aga see peamine siht, et Kristus tuleb tagasi või meid kutsutakse siit ära tema juurde, hägustub meie mõtetes. Ma ise olen ka inimene ja ma olen mõelnud, et kas ma iga päev olen sellele mõelnud, et Kristus tuleb tagasi ja kuidas ma ootan teda ja kas ma ootan teda ja kas mu süda on nii puhas, et ma julgen talle vastu minna. Olgu see tänasel koguduse aastapäeval meile ka läbi katsumiseks. Kas me oleme valmis selleks, kui Jeesus Kristus oma kirkuses taas ilmub? Ja nagu Paulus ütleb Timoteosele, seda räägi ja manitse ning veena nõudlikult. Me ei taha täna manitseda kedagi ja veenda, aga tuletame meelde, et see peaks olema meil ka alati meelel ja keelel, et siin me oleme, issanda peale me loodame. Siin me kuulsime, et meie juuksekarvadki on loetud, issand näeb meie elamist, olemist, käitumist ja tuletab oma püha vaimu kaudu ka Jumala sõna meelde nendele, kes seda on lugenud. Kui sa lugenud ei ole Jumala sõna ja kuulnud, ega Jumalal on raske sulle meelde tuletada seda, aga kõige selle juures ka see eesmärk, milleks meid siia maailma on pandud kristlastena elama, et ühel päeval taas kohtuda issandaga, peaks olema nii selgelt meie silma ees. No kui me vaatame ajaloos tagasi, miks siis Jumal on sallinud sajandeid, kogu seda kurja, pahesid, sõjad, kannatused, pühadust on teotatud, ebamoraalsust ja kohutavad asjad. Teises maailmasõjas, holokaustis, kui palju Jumala rahvast, juute hävitati, tänasel päeval samamoodi, siin Süüria sõjas me mäletame, kristlased langesid ohvriks, märtrisurmad ja kõike seda on läbi aegade olnud. Need on küll tõsi, nagu meie igapäevasest elust kaugemal olnud, me oleme kuulnud ja lugenud sellest, aga ometi võib tekkida küsimus, miks Jumal ei ole sekkunud kõigesse sellesse. Ja Jumal võiks ju ühe sõna öelda ja kõik see variseks kokku, oleks teine olukord. Aga ometi, siin me elame ja näeme seda ja peame olema ka nende asjade tunnistajaks, mis mitte ei tee meile rõõmu ja ei tee Jumalale rõõmu. Aga miks siis Jumal ei ole sekkunud? Ma usun, et paljude inimeste südames on olnud see küsimus, et mida Jumal ootab. Aga siit samast tekstist me võime ka selle vastuse pisut leida. Ta ootab endale valitud rahvast ja puhastada endale päris rahvaks. Kõige selle segaduse keskel Jumal valib oma pühasid välja, oma päris rahvast, endale päris rahvast. Ja kõik, mis Jumal ajaloos tagasi vaadates on teinud, on suunatud ka sinu ja minu puhtamaks ja erilisemaks saamiseks. Jumal on suunanud oma erilise rahva saamisele, kes on hinnukaks headele tegudele. Ka siin Tiituse kirjas see headele tegudele. Me oleme lugenud ka mitmelt poolt mujalt, et teie häid tegusid nähes annavad au Jumalale ja usurahvas ongi ka selle poolest tuntud, et me teeme ka häid tegusid. Juba Rooma riigis, kui haiged ja viletsad inimesed ei olnud hooldekodusid ja nende lõpud olid küllalt traagiliselt, tihti ka kaljult, neid kukutati alla,
siis kes olid need halastajaõed, need olid kristlased, kes läksid, sidusid nende haavad, osutasid nendele abi, et inimesed võiksid ka väärikalt siit maailmast lahkuda. Ja nii me teame, läbi sajandite kristlased on olnud selleks, kes teevad häid tegusid. Samaaria mehe lugu on meile ka väga tuttav, kui seal teel lamas läbi pekstud ja haavadega mees ja siis tuldi ja teda aidati. Ja tänan Jumalat, et ka meie koguduse keskel on läbi aegade olnud neid inimesi, mitte ainult meedikuid, ka armastavaid südameid, kes on aidanud teisi inimesi ja teinud häid tegusid. Nüüd Ukraina sõja ajal me oleme kõik ka kokku puutunud nende inimestega, kes on annetanud nii raha, riideid, materiaalseid vahendeid, mööblit, et aidata neid, kes on sõjakoleduste pärast pidanud ka pagendusse tulema meie maale. Hiljuti üks vend saatis mulle e-maili ja ütles, ta oli külastanud seda laeva siin Tallinna sadamas, kus Ukraina põgenikud elavad, ütles, nii tore oli näha, et Oleviste koguduse noored olid neljapäeva õhtul tulnud lauamänge mängima Ukraina põgenike lastega. Olid keelelised mured, aga nad mõistsid üksteist ja see oli ka armastuse tegu, et teie häid tegusid nähes, et olla lohutuseks ka nendele lastele, nende emadele, kes siin laevas elavad, kellel sõpru ja tuttavaid ei ole, olla nende kõrval. Vahest me arvame, et materiaalselt võime annetada, aga teinekord ka see tegu ja see aeg, mida sa pühendad nendele, kes sind vajavad, võib-olla on isegi suuremaks kingituseks. Nii et täname Jumalat ka meie koguduse noorte eest, kes seda on teinud. Ja kui ma nimetasin, et kõik need olukorrad, kus me praegu elame ja kus inimkond on aastatuhandete jooksul elanud, on Jumala poolt seatud ka selleks, et meid kaaluda, meid läbi katsuda, otse kui kulda põletatakse, et see päris rahvas sellest maailmast välja sõeluda. Rahvas, kes kuulub jäägitult Jumalale, on püha, eraldatud ja kes teenib ja austab teda. Me viimastel aastatel nimetame, et me ülistame Jumalat. Tuleme kokku, vanasti öeldi, et me laulame ühiselt, eks need terminid on pisut muutunud, aga sisu on ikka sama olnud. Ristirahvas tuleb kokku, laulab, ülistab Jumalat, et issand on hea ja tee seda ka täna, kui me laulame siit neid pruuni lauliku laule, aga nendel on ka sügavad sõnad. Kui te siit seinalt vaatate või oma lauliku avate, siis tänage Jumalat ja ülistage teda südamest, et issand on sind valinud ja välja kutsunud sellest maailmast. Pauluse kirjast korintlastele kuuleme veel sellest rahvast, et Jumal ei otsi ainult rahvast, vaid Jumal otsib ka elupaika, otsib templit, kus elada. Sõna tempel kreekakeelses tähenduses on ka elupaik, koht, kus Jumal võiks elada. 2. Korintuse 6. peatükist 14-18 salmini loeme, ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega, mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega, mis kooskõla on Kristusel Beliariga või mis osa on usklikul uskmatuga. Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Me oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud. Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal ja nemad on minu rahvas. Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb issand, ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu. Ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõigeväeline issand. Jumala jaoks siin maa peal, mis on kõige suurem väärtus? Sina ja mina. Jumala tempel. Me kõik oleme kuulnud seda laulupidudel ja siit Oleviste kiriku rõdult ka meie ühendkoore laulmas Rudolf Tobiase laulu, eks teie tea, et te Jumala tempel olete ja Jumala vaim elab teie sees. Olgu see täna, esimesel nelipühal aastal 2002 sulle ka julgustuseks ja kinnituseks ja läbikatsumiseks, kas sina oled see Jumala tempel, kelle sees elab Jumala vaim. Te olete Jumala tempel ja Jumala vaim elab
teie sees. Need olid need mõtted tänasel päeval. Me teame, et Jumal on hea, Jumal armastab, Jumal kontrollib, Jumal näeb ka täna meid siin, kus me oleme siin Oleviste kirikus ja jõudsime oma mõtetega sinna, et miks Jumal ka selles maailmas sind ja mind on välja kutsunud ja miks me ka tihti näeme seda kurjust ja mõistmatut, mis meie ümber toimub. Et me oleksime Jumalale meelepärased, et me oleksime päris rahvas, Jumala rahvas, kus Jumala vaim elab ja oleksime tema rahvas. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad, loeme 1. Korintuse 15. peatükk 19. salmist. Kui me loodame üksnes selles elus issanda peale, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Ka väga mõtlik tekst ja sügav tekst. Nii et loodame selles elus, aga loodame ka jätkuvalt, et igavikus issand võiks meiega olla ja oodates õndsa lootuse täitumist suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse ilmumist kirkusest, et taas kohtuda oma õnnistegija, loojaga ja issand võiks kohtuda oma päris rahvaga. Aamen. Tõuseme palveks. Issand, me täname sinu sõna eest, mis täna on tuletanud meile meelde ka seda, kelleks sa meid oled kutsunud, kelleks sa siit maailmast oled meid välja kutsunud ja et me annaksime aru ja oleksime tänulikud selle eest, et sinu kutse on ilmunud, aga meil oleks ka vastutus ja teadmine, mis on meie ülesanded ja et me ei muganduks selles maailmas ka kõige sellega, mida meile pakutakse, et me eristuks sellest ja Jumalal võiks olla meist hea meel, et Jumalal võiks meist olla hea meel, et me võiksime elada Jumalale meelepäraselt, siis on rahu meie südames, oma rahu ma annan teile, ma ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu, enga mingu araks, ütleb õnnistegija Jeesus Kristus. Issand aita, et meie lootus oleks sinu peal ja see rahu, mida sina pakud usu inimestele, täidaks meie südameid. Annaks meile mõistlikku meelt, tarkust, pikka meelt ja arukust ja meie ehmuks ka nendest olukordadest, mis teinekord väga ootamatult meie eludesse tulevad. Pilk ülesse, issanda peale ja rahu, mis tuleb ülevalt ja suunised, mida issand annab pühavaimu kaudu meile, oleks meid juhtimas kõiges meie elujuhtumites. Seda me palume meie õnnistegija Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.